Venemaa oli ajalehe Moscow Times andmeil eelmisel aastal maailmas esikohal, paigana, kus on kõige rohkem internet lukku pandud. Ainuüksi viimase poole aasta jooksul on internet mobiiltelefonist kadunud ligi 12 000 korda. Ну, как говорят, с безопасностью. Мы верим. Kui mobiilset internetti pole, siis näiteks taksot tellida ei saa, toidukuller kohale ei tule ning võõras paigas liikumine on raske, sest näiteks Google Mapsi ei pääse. Да, есть свои сложности, привык работать картой, там, с телефоном, да, оплачивать удобнее. Но ничего страшного, есть пластиковые карты, есть другие варианты, поэтому есть мессенджеры, да, раньше мы звонили, вот теперь будем снова звонить друг другу или писать смс-ки, поэтому я не вижу в этом проблем, честно. Vene ärilehe Kommersant andmeil kaotavad ettevõtted ainuüksi Moskva interneti pimendamise tõttu 1 miljard rubla ehk circa 11 miljonit eurot päevas. Kremli jaoks pole majanduskahju tähtis, kui on vaja oma elanike eest peita infot järjekordse naftaterminali või kortermaja tabamuse kohta Venemaal. Ametliku retoorika järgi on turvalisuse tagamiseks, eks ole. Tõenäoliselt seal on osa tõtt, sest et teatud näiteks droonid vajavad seda mobiilset internetti, aga suurem tõenäosus on see, et nad katsetavad erinevaid asju, me ei tea täpselt milleks, see võib olla näiteks mobilisatsiooni korraldamiseks, aga peamine eesmärk on ikkagi see, et Venemaa üritab aina rohkem interneti enda kontrolli alla saada. Kontrollimise kõrval on Venemaa loonud niinimetatud valge nimekirja valitsusasutuste veebilehtedest ja sotsiaalmeedia pakkujatest, mis jäävad interneti katkestuse ajal tööle. Naaberriigis kehtib seadus, mis sunnib kõiki telekomfirmasid kuuletuma föderaalsele julgeolekuteenistusele ehk FSB-le. See näitab seda, et Putini režiim tunneb ennast väga ebakindlalt, et nad lülitavad välja ka sõnumirakendust Telegram, mida on kasutanud Vene sõjablogijad ja mida kasutavad ka venelased, aga samas ka ukrainlased andmesideks ja sõnumivahetuseks rinnetel. Tühja kohta ei ole, et venelased toovad asemele sinna ühe veidra rakenduse, mille nimi on Max. Uut rakendust saab alla laadida Google Play või Apple'i poest. Ta on selline nii-öelda superrakendus, mis on tehtud ilmselt sellise Hiina WeChati järgi, et seal on nii makselahendused, seal on nii sõnumid, kui ka seal on ka riigiga suhtlemine. Ja kui me räägime turvalisusest, siis kui te vaatate, kes on selle rakenduse looja, eks ole, siis sellel firmal on nii riiklikud omanikud, sealhulgas näiteks kaudselt ka Gazprom, kui ka teised isikud, kes on Venemaa riigiga ja julgeolekuteenistustega väga lähedalt seotud. Rakendust saab alla laadida, kuid kasutada ei saa, sest regamiseks on vaja Venemaa või Valgevene mobiilinumbrit. Riia kindlasti seda ei soovita, sest Vene luure saab äpi kaudu sind jälgida. Nüüd küberturvalisuse vaatest on suureks probleemiks see, et selle rakenduse side on krüpteerimata. Ehk siis kõiki neid andmeid ja metaandmeid suure tõenäosusega siis hoiustab see firma Venemaal, Venemaa serverites, mis tähendab, et ka riigi nii-öelda julgeolekuasutustel ja teistel on võimalik sellele ligi pääseda. Kas ise laeksite Maxi alla? Mitte mingil juhul. Ega mul ei olnud isegi telefonis Yandeksi äppi, kuigi paljudel sõpradel oli, sellepärast, et põhimõtteliselt isegi Yandeksi äpil oli juurdepääs kogu mu telefoni sisule. Ja see Max on nüüd klassikaline suur vend, kes jälgib ja teeb kõike. Eelmisel suvel blokeeris Venemaa helistamise võimaluse Telegrami või WhatsAppi kaudu. Nüüd keerab järjest kinni ka Telegrami teisi võimalusi. Ikka selleks, et Vene kodanikud kasutaksid Maxi. Ta on eelinstalleeritud kõikidesse tahvelarvutitesse ja telefonides alates eelmise aasta septembrist ja Venemaa nügib inimesi sinna poole, et nad kasutaksid seda. Näiteks on teada, et õpetajad peavad suhtlema või lapsevanemad peavad õpetajatega suhtlema selle rakenduse kaudu või siis sa ei saa teatud kohta võib-olla ligi, kui sul ei ole seda rakendust. Nii et tulemuseks on see, et inimestel on 2 telefoni, ühes telefonis on see rakendus olemas, aga päriselt kasutavad teist telefoni. Kui internetti pole, siis pole kasu tegelikult ühestki telefonist. Ühe Vene valitsusmeelse veebilehe andmeil on hüppeliselt kasvanud nõudlus piiparite, walkie-talkide ja lauatelefonide järele. Märtsi alguses osteti poodidest prinditud atlaseid lausa 48% rohkem.